Ja alustame siis 100 meetri jooksuga ning selle auhinna saab Kristi Juuse. Ja järgmiseks 1000 meetri jooks. Samuti parim aja sai Kristi Juuse. Nii on siis, et kolmas auhind 5 kilomeetri jooksu eest läheb siis täielik üllatajale Kristi Juusele. Nii, ja see on siis meie poolt kõik, et aga jätkub. Kallid Rookalmare kooli õpilased ja õpetajad. Nagu ma ka ennist ütlesin, siis täna oleme siia kogunenud, et tunnustada meie kalleid õpetajaid. Meil on palju imelisi õpetajaid. Kool on olnud juba tervelt 4 aastat. Ei küll, 20 aastat tööd. Me kõik peame olema uhked oma õpetajate üle. Meie kool on sõbralik ja turvaline keskkond õpetajad. Siin peavad ainult avatud ja hea südamega inimesed tööl ning õppimas. Ütleb ka meie koolikeel, siis ütleb ka meie koolikeel, siis süda ärka üles. Häälestame siis ennast kõik selleks toredaks koolipäevaks ning naudime siis kõik õppimist. Elagu Rangkooli õpetajad! Aga meie koolis pole õpetajad ainsad, kellel midagi õppida on. Ning 2 neist sooviksin ma ka kõigile lähemalt tutvustada. Seega kutsume siia ette suure aplausiga meie kallid kooli turvamehed ja Sass Arumäe. Adrianil ja Klaral on
sul seal vadjal on? Oskar Luts, Kevade 223. lilled, päikesepaiste ja heina. Nüüd vaatame kirja. Kuule, mul ikka ei ole tuju. Kuule, saadik. Nii. Meil Põhjala kultuuriruumis on hoopis teistsugune hunt. Meil on oma Läänemere Soome hunt. Palju suursugusem ja palju näidasem kui tavaline hunt. Sest ta on ju otse Fenririst loodud. Ja mina panin temaga metsas pead kokku. Ja siis pidasime pikniku ka, jah? Aga seda saaks näha. Sass, võt see film välja. Kas te tahate, ma räägin teile anekdoodi või marapuu kakaduu? 2 kirpu läksid kõrtsist koju ja üks ütleb teisele, et kas me lähme jala või me võtame koera ka? No tervist, Elisabeth ja Erki ja Liis ja Leila ja kas te teadsite, et mina käisin siis nädalavahetusel elukaaslasega Viljandimaal õunu korjamas ja nii palju õunu oli tuldrani ette, ma pole elu sees nii palju näinud, kõik puualused olid paksult täis, ma ei tea, mis ma ette võtan nendega, kas ma teeks moosi. Teate, mul on tegelikult üks luuletus, mida ma tahaks teile ette lugeda. See on liftis. Kuulame. Ruum. 4 seina. Kas te ei pannud tähele, et lift ei seisma? Mina küll panin. Ja mulle tegelikult üldse ei meeldi väiksed ruumid, et ma muutun kohe väga närviliseks. Tegelikult see lift on kindlasti liiga väike. Te tahate liiga ette. See oli nii palju. Mul on terve auto kauslik täis. Kohe näha, et see lavastamine sama oli käinud trepist väga palju trepist. Ei vaid õpilased käivad trepist. Nad on tervislikud, eluvalmis. Ja ma ei saa aru, miks meie üldse liftiga seda lift on liiga väike. Ma tahaks meie vastamaks rääkida, see on liiga väike lift. See ei ole piisav. Meil on nii palju, see lift on väike. Me ei mahu. Meil ei ole välja vaata. See toob mulle loomingulisust. Oi, kui linnupäev, kus teeb juhindike võtma aitab sind. Uskume, et
Te ei saa aru. On siin Eesti Vabariik või Somaalis kummed jätkuvad. Parandan. Mul ka kannid täitsa tühivad. Isegi punased pole suhteliselt asju lubanud. Kohe kõik raud ja kannid. Eile oli ka sööb üle soola. Nagu üks suur mere. Lahtu. Tõesti ei tea. Kokku on aru, mis toimub. Selge. seini alla. Ootan sind seal. No ongi nii, jah? Seda poleks nagu ülus. Kui ma sõnagi lulli ennakene lööma. And Rolly too, Lofty and Wendy joined the crew. Oh, then again
so much fun. Working together, they get the job done. Bob the Builder, can we fix it? Bob the Builder, yes we can. So Pilchard and Bird, Travis and Spud, playing together like good friends should. Bob the Builder, can we fix it? Bob the Builder, yes we can. Appi. Appi, palun. Ergo, aga naelu kinni. See ei ole ratsionaalne mõte. Ergo, ühe hea palkiga viruta. See ei ole koolikommete kohane. Kaie, kuule. Ta ütles, et proovi soolveet rosmariiniga. Aga rahvameditsiin ei tööta tänapäeval. Küllike! Siin on see söötablett. Söötabletid on kõhuvalu jaoks. Mul on üks keskaegne piinamismeetod, mis peaks siinkohal olema päris hea. No antud ajal meil rohkem variante pole, proovime. Tule siia. Ainuke teisega. Vana teada.